Tere hommikust ja tere tulemast tagasi minu YouTube'i kanalile. Jätkame Sri Lanka vlogi teise osaga. Ma ärkasin üles, kell on kuskil 8:30 hommikul. Meil oli äratus täna kell 2:15 pandud, et me läheksime siis tuurile, aga kuna öösel sadas täiega vihma, siis miskipärast see tuur jäeti ära ja see toimub homme. Lihtsalt seepärast, et vihma sadas, kuigi praegu on nii ilus ilm. Nii et ma ei oska öelda, kas nad ei oska vaadata ilma teadet või mis värk sellega on. aga jah, täna siis on nii-öelda vaba päev. Ilmselt läheme natukene teisele poole, et vaadata seal siis linnakesi. Need patsid on nii messi. Igatahes vaatame natukene teisi vaatamisväärsusi. Meil on 9 saamas. Ma alustasin sõitu poe poole. Ma võtsin üksinda rolleri ja ma lähen nüüd poodi. Lasin signaali, mitte pannud suunatuld. Ühesõnaga ma lähen poodi, et osta meile hommikusöögimaterjali, sest meil on kõik otsa saanud jällegist. Otsustasime suuna võtta Kalle linna poole, mis asus meie kodust umbes 35 minuti sõidu kaugusel. Teadsime, et see on ookeaniäärne linn ja lisaks on seal ka kindlus koos ägeda majakaga. Kohale jõudes oli tunda, et oleme jõudnud suuremasse linna, sest liiklus oli juba väga palju intensiivsem. Kalle kindlusesse minekuks ei olnud vaja piletit osta, seega saime täiesti tasuta sinna sisse. Algne kindlus ehitati 16. sajandil, kui portugaallased esimest korda sinna saabusid. 17. sajandil vallutasid hollandlased Kalle linna ja ehitasid sinna massiivse kivimüüridest kindluse, mis kusjuures pidas vastu isegi 2004. aasta tsunami rünnakule. Väga mõnus oli seal jalutada ja vastada erinevaid kindluse osasid ja samal ajal nautida ookeanivaadet. Kõndisime mööda erinevatest majakestest, kohvikutest, poodidest ja templitest. Kindlusest välja kõndides avastasime, et seal kasvavad sellised väga müstilised puud, mille juured rippusid ülevalt alla. Nüüd hiljem guugeldades sain teada, et need on Bengali viigipuud, mis on Sri Lanka üks kõige pühamatest ja võimsamatest puudest. Olime seal umbes 1,5 tundi jalutanud, kui otsustasime, et võiks kuskile randa minna. Leidsime Talawella Turtle Beachi, mis oli täpselt meie kodutee peal ja läksimegi sinna. Kilpkonnad olid reaalselt seal samas 2 sammu kaugusel ja näiteks üks hetk ujuma minnes Rooma avastas, et üks kilpkonn oli täpselt tema all ja ta hõljus või istus kogemata tema peal. Vesi oli väga mõnus ja ilm oli nii soe, nii et me natukene aega chillisime seal, siis sõitsime tagasi, käisime söömas ja siin on paar klippi, kus on kuulda saia tuk-tukke, kes sõitsid kogu aeg igal pool ringi ja nad plästisid Beethoveni muusikat, et sa siis teaks, et nad on seal lähedal ja saab minna ostma. Me oleme rolleriga ja me tahaks koju sõita, aga seal on lehmad. No ma ei tea. Oota, ära tututa igaks juhuks. Nad vaata läksid teemat just ära. Kai, pane gaasi nüüd. Hello! Hello! Mingi päev avastasime, et Sri Lankal on olemas mingisugune ürituste koduleht, kus oli näha kõikide ürituste, tegevuste, trennide infot ja üks õhtu me otsustasime minna kuskile hostelisse karaoke õhtule. Seal oli väga lahe selline community vibe ja inimesed elasid kaasa üksteisele ja väga tore oli seal. Neljapäeva hommikul oli meil äratus juba kell 2:15, et olla 3:15 ekskursiooni bussi peal. Meie esimese peatuseni oli umbes 3 tundi sõitu, seega proovisime bussis veel natukene magada. Päikese tõusupaiku jõudsime Ravana joa juurde, mis oli väga võimas ja ürgne ja lisaks seal oli väga palju ahve. Jalutasime seal ringi, tegime pilte ja videosid ja söötsime banaanidega ahve.
Sõitsime edasi Ella linna, et süüa hommikusööki bufees ja sealt edasi suundusime juba Ella rongijaama poole, sest aeg oli minna Sri Lanka legendaarsele rongisõidule. Sealsetel rongidel on avatud uksed, kus saab lihtsalt välja vaadata või isegi uksel seista. Kiirus oli üsna väike, nii et see ei tundunud eriti ohtlik, aga seal kõõludes oli tunne ikka päris crazy. Öeldakse, et see rongiliin, mida me sõitsime, on üks maailma kaunimaid ja tõesti see oli väga äge. Kahjuks jäi meie sõit üsna lühikeseks, sest pidime liikuma juba järgmiste kohtadeni. Sõitsime mööda päris paljudest teeistandustest ja ühes neist tegime ka pisikese peatuse, et natukene lähemalt vaadata neid teetaimi. Järgmine sihtkoht oli Little Adams Peak, kus ootas meid väike matk. Rada liikus läbi teeistanduste, kõik ümberringi oli mega roheline, vaikne ja rahulik. Tippu jõudes avanes vaade Ella kaljule ja no tõesti, seal oli mega ilus ja mõnus. Kuidas sa siis praeguseks kommenteerid meie Lebo, väga ilus oli, aga väga easy. High Adams Peakile jõuaks ka samamoodi easy 3 tunniga, ma arvan. Mitte 5-ga? Jep. No jaa, väga mõnus oli, see oli nii värske õhk võrreldes sellega, mis on linnas igal pool. Ja vaated olid väga ilusad ja nüüd ega tegelikult ei teagi, kuhu me edasi läheme. Ma eeldan, et sinna Nine Arch Bridge'i peale. Ehk siis selgub täpsemalt. Sõitsimegi tuk-tukiga Nine Arch Bridge'i lähedale, et siis jalutada mööda raudteed täitsa sinna põhispotti. Päris palju rahvast oli seal, aga õnneks Rooma leidis mingisuguse miniteekese, mis viis mõned meetrid allapoole ja kus ei olnud peaaegu mitte kedagi. Alati on ikka nii kahju, et sellistes kohtades on rahvast liiga palju ja ei saa nautida kõik seda nii, nagu võib-olla tahaks, aga sellegipoolest nägi see kõik seal väga äge välja, saime ägedaid pilte ja videosid. Pärast seda oligi aeg vaikselt tagasi sõita, vahepeal tegime ka paar peatust mõnes poes ja siis läksime meie viimasesse sihtkohta, mis oli Udavalave rahvuspargis asuv elevantide hoiukodu. Seal oli mega palju väikeseid elevandikesi, kes olid jäänud looduses üksinda ja nende eesmärk ongi siis võtta need elevandipojad, hoolitseda nende eest, kuniks nad saavad iseseisvaks ja piisavalt võimekaks, et neid siis loodusesse tagasi lasta. Neil on mõned korrad päevas avalikud elevantide söötmised, mida saab minna pileti eest vaatama. Tundus, et see ei olnud mingisugune turistilõks, sest Looduskaitseministeerium oli see, kes avas selle koha ja et nad päriselt hoolivad ja tegelevad selle probleemiga. Meie sissepääs oli tuurihinna sees, aga muidu oli pilet sinna vist umbes $5 ja kogu see piletitulu, mis nad nendelt söötmistelt saavad, läheb elevantidele piimapulbri ostmise jaoks. Ometi jõudsime me tagasi koju sellelt ülipikalt reisilt. Toredaid asju nägime, aga see oleks saanud nii palju ägedam olla. Aga nüüd mu esimene mõte on see, et ma lähen basseini ruttu. Tere hommikust, täna on reede ja me ärkasime tegelikult täna hommikul suht varakult üles, kuskil 7 paiku. Sest et jah, me läksime eile väga varakult magama, sest eile oli väga pikk päev ja eile märkasime kell 2 öösel. Ja tänane plaan on ilmselt see, et me naudime veel päikest, vist läheme kuskile waterfalli juurde ja tahaks tegelikult õhtul surfata ka, sest pole üldse jõudnud piisavalt palju surfata. Reis hakkab vaikselt lõpupoole jõudma, mis on täiega kurb, sest et tegelikult on siin nii mõnus ja
vaadates seda, et Instastoorides on näha, et inimesed panevad, et on lund sadanud, siis on eriti nagu ma saan siit tagasi minna Eestisse, kui seal on lumi jälle. Eilne tuur oli üldsuke, ma arvan, ma ei tea, 4-50, et kohad, kus me käisime, olid nagu väga ägedad, aga seal see programm oleks võinud olla nii palju kuidagi loogilisem, et näiteks me käisime mingisuguses taimepoes ja mingisuguses teepoes, mis oleks võinud jätta tegelikult täiesti tegemata ja selle asemel oleks võinud näiteks rongiga pikemalt sõita. Ja kui me läksime sinna Adams Peakile jalutama, matkama, siis meil kiidid ütlesid, et jätku kotid siia. No me jätsime kotid sinna, kus meil oli siis veepudel ja sunscreen ja müts ja lõpuks juhtus siis see, et me haikisime peaaegu 2 tundi lauspäikese käes 30 kraadiga ilma vee, päikesekaitsekreemita ja mütsita. Siis jah, ma sain oma randid nüüd ühtlaseks, siit on kõik punane, kus mul enne randid olid. Aga muidu oli tore selles mõttes see, mida me kõike nägime, oli väga äge. Mulle see matk väga meeldis ja selles mõttes on nice. Aga nüüd hommikusööki sööma. Kell on vaikselt 11 saamas ja esimese asjana me läheme käime kuskil festivalil, kus peaks toimuma nii turg, live-muusika ja mingisugused tegevused, nii et kõigepealt vaatame need üle ja siis läheme randa. Päike on nii kõrgel, et mul ei ole isegi varju põhimõtteliselt. Meie kodu. Crazy. See on see kleit, mis ma sain täna seal turult. See maksis 5 eurot. Väga cute. Tänane päev oli mega mõnus, sest et me ei teinud täna põhimõtteliselt mitte midagi. Läksime lihtsalt randa, chillima. Püüsime seal, võtsime päikest. Ma sain päris palju päikest täna ka. Ja siis tulime koju, käisime seal festivalil, tulime uuesti koju, läksime jõusaali ja nüüd tagasi kodus. Ehk siis väga selline puhkusepäev, täis päikest, ookeani ujumist ja chillimist. Nii et ma nüüd käisin kiirelt pesus pärast jõusaali. Ja nüüd ma olen tagasi alla, chillime natukene seal ja võib-olla läheme ühele üritusele, mis toimub siin 1 kilomeetri kaugusel. Seal on mingi teknoüritus džunglis, nii et võib-olla oleme sinna, võib-olla mitte, eks näeme. Hommikust täna on laupäev ja kell on kuskil 9 hommikul ja me liigume hommikusööki sööma Merisse linna, mis asub siit umbes 20 minuti kaugusel. Räägime juba seal.
Hommikusöögi koha valisime selle järgi, et meil oleks selle lähedal teepood, kust osta Eestisse kaasa teed nii endale kui ka lähedastele. Seal oli ka palju erinevaid vürtse ja maitseaineid, aga neid me lõpuks midagi ei ostnud. Pärast seal poes käimist otsustasime me Roomaga minna mingisuguse jõe äärde. Sõit sinna oli päris pikk, kuskil 40 minutit, aga tee oli väga äge, kõik oli nii roheline ja eksootiline. Kui arvasime, et oleme kohal, siis meist hakkas mööda sõitma üks kohalik mees, kes küsis, kas me läheme joa juurde ja andis teada, et Google Maps juhatas meid valesti ja pakkus abi, et sõidab ees ja viib meid õige tee otsa juurde, mis oli nii tore temast. Me jõudsime mingisuguse joa juurde, kus me loodetavasti saame ujuda ka, sest me sõitsime päris pikalt ja väga pagav on. Meie üllatuseks oli see juga nii palju mõnusam, ilusam kui piltidel, nii et väga tore üllatus oli see. Saime seal ujuda ja lihtsalt nautida kahekesi olemist keset džunglit. Me jõudsime kohale! Tagasi sõitsime teist kaudu ja jälle olid seal nii ägedad väikesed džungliteed, kusjuures kui sõitsime mingitest väiksematest küladest mööda, siis inimesed alati naeratasid, lapsed lehvitasid ja üldse kõik tundusid väga viisakad ja heatahtlikud olevat. Kell on 3:30 saamas ja õues on väga ilus ilm. Käisin natukene ujumas, võtsin nüüd päikest ja nüüd läheme surfama. Samasse kohta, kus me eelmine kord käisime, täna siis nüüd natukene ilusama ilmaga, kui eelmine kord sulas päris palju vihma. Surfamas oli seekord väga rahulikud lained, isegi oli vahepeal probleemiks see, et ei olnud lained, sest et inimesi oli palju, ilm oli ilus ja kõik üritasid neid häid laineid kätte saada. Aga sellegipoolest oli tore. Pärast seda läksime jõusaali, kuigi energiavalud olid suhteliselt otsas, siis proovisime ikkagi pushida ja ühe jõusaali sessi ära teha. Siis läksime, käisime söömas ja tagasi koju. Kassukesed söövad. See 5. ei ole peaaegu üldse siin. Ta on väga harva siin. Mis sa? Kodus chillisime natukene ja mängisime kassidega, kuniks hakkas Red Bull Dance Battle, mis toimus esimest korda Eestis ja palju meie sõpru osalesid seal ja me tahtsime väga näha ja supportida neid. Väga põnev oli jälgida, kuidas see üritus on üles ehitatud, sest varasemalt sellist asja Eestis ei ole olnud. Nii et kui kellelgi on huvi vaadata, mis üritusega tegemist oli, siis jätan lingid alla descriptionisse. Tere hommikust, täna on pühapäev ja kell on kuskil 9 saanud. Me ärkasime üles, täna on meil viimane päev siin villas. Homme me läheme tagasi Colombosse, ehk siis täna me saame viimast päeva veel nautida saare lõunaosa. Täna ilmselt võtame nii palju veel päikest kui võimalik. Lähme ujuma, tahaks veel mingeid suveniire osta ja ega täpselt väga ei teagi rohkem. Peab kindlasti pakkima veel. Kuidagi see reis on järsku nii kiiresti otsa saamas, et siuke tunne nagu ei jõudnudki midagi teha. Üks päev on veel nautimiseks, nii et võtame sellest maksimumi. Ma lähen nüüd alla korrusele hommikusööki tegema ja siis alustame päevaga. Päev on möödunud
täielikult rannas, ma olin mega palju vees, võtsin päikest veel natukene, korjasin merekarbikesi ja nüüd järsku kõht mega tühjaks, nii et me tulime siia sööma, kus me oleme õhtuti käinud. Ja crazy on mõelda, et see reis reaalselt saab kohe läbi. Aeg on nii kiiresti läinud ja üldse ei tahaks tegelikult ära minna. Aga samas on tore, et me saame varsti tagasi minna. Saab jälle trenni minna, saab jälle tantsida. Nii et tore, et me siia tulime ikka. Viimane päikeseloojang siin meie villas. Nad põletavad just samal ajal, kui mingi päikeseloojang hakkab. Mis teema seal on? Otsustasime selleks päevaks vahetada meie tavapärase rolleri veits sellise retrokama vaibiga rolleri vastu, et teha sellega mingeid pilte ja videosid. Selleks läksime meie kodu lähedale ühe silla peale, mis asus mingite elumajade lähedal ja siis, kui me seal olime, siis päris palju kohalikke kõndisid seal mööda, uudistasid, mis me seal teeme. See on nagu õudusfilmis. Oh my god! Ma ei julge liigutada, äkki nad tuleb mu peale neile meelsi palju kõrvi ju. No valge seilik! Pärast minu nahkhiirefoobia avastamist sõitsime me linna poole, et natukene suveniire vaadata, täpselt siis, kui megalt padukad sadama. Seega ootasime ära, et ilm natukene rahuneks, siis sõitsime tagasi koju, läksime jälle vanasse heasse kohta õhtusööki sööma. Seal oli ka live muusika ja siis sõitsime tagasi koju, et minna magama. Tere hommikust, täna on esmaspäev. Mina olen juba rolleriga siin värava juures. Kell on kuskil 7:30 hommikul. Meil on viimane päev siin villas. Tegelikult viimane hommik siin villas. Ja kuna meil ei ole hommikusöögi materjali, siis ma lähen jälle käin kiirelt poes ära. Võtan mune, võtan mingeid võib-olla snäkki ja vett ja siis peab hakkama pakkima ja viimaseid suveniire ostma ja tahaks mingit puuvilju kaasa osta. Nii et toimetusi on täna väga palju. Seal mingi puu liigub täiega. Mõtle, kas on huvitav ahvagi. Äkki lihtsalt lind. Ei tea. Ei, ta on mingi varaani moodi. Ну, либо какой-то полукрокодил, полуваран, vot, смотри, gigantski. Ma arvan, see tüüp liikuski enne seal vees ka. Jaa. Aga meil on kodus väga palju banaane. Tal ei ole hambad, lihtsalt anna, jah. Jõudsime oma Colombo rühmisse. Meil on siin mingisugune backyard, kus on
seal on bassein. Ja vasti peaks meie tuba olema ka valmis, et me saaksime sinna siis minna. Ja tahaks minna varsti sööma, sest et me oleme sõitnud umbes 3 tundi. Ja me siin olime teha hommikusööki. Nii, lambist meie toas on muljuvann. No vana ja, et pildi peal on ühtemoodi ja päris elus on hoopis teistsugune. Seda on natukene kuum. Aga millega see pitsa? Pepperoni, chicken pepperoni. Me saame visitida Negombo Fish Marketit. Siis me saame visitida Historical Anguru Karamula Temple. Kas on see, millest me mööda kõndisime? Kusjuures oli seal mingi ülipikk nimetus? Võib-olla. Sa ei lugesid mulle seda? Jaa, see oli mingi B-tähe. Then you can relax on the beach, especially when it's raining outside. See läks mingi Soome aktsendi peale korra. Yeah. Take a boat trip on the Negombo Lagoon and Canal and enjoy Sri Lankan cuisine. Ei pole teha. No, siis oleme täna... St. Mary's Church, siis seesama Temple, Sebastian Church. Kui sa oled nature lovers, siis Negombo Lagoon. No sükse ilmaga me ei lähe laguuni äärde. Pigem ei lahe, Huvitav, kui kaua on siit sõita Colombo poole rohkem? Ma arvan mingi... Tund aega. Mis seal ikka, kui õues on torm ja sa oled random kohas, siis ega väga ei olegi midagi teha. Hommikust täna on teisipäev, me oleme jõudnud Colombo lennujaama ja me hakkame vaikselt tagasi Eestisse sõitma. Siin oli väga huvitav süsteem see, et enne kui sa lähed väravasse, et lähed check-in'i, siis seal käid hoopis turvakontrollist läbi, ehk siis enne sa ei anna, enne sa ei saa piletit kätte, kuniks sa teed security checki oma käsipakasile, vaid sa teed kõigele korraga. Aga vaatame siis, kuidas meil lendudega läheb, loodame, et kõik on väga smooth ja ei pea üldse midagi ootama. Mingi meest aega passib mind see vasakul, ta on nii segaduses, ma arvan, mida ma teen. Ja varsti näeme juba siis Tallinnas. Ongi viimane lens. tundi lende tehtud ja nüüd on vaja sõita veel laevaga Eestisse. Me oleme lõpuks koju jõudnud. See laeva stretch oli veits too much, aga vähemalt me oleme kodus. Ja Lõunakass ootab meid. Tere, väike kassu. Oi. Kes on meil natuke suur kisu? Kus sa oled sest söödetud? Siin on siis mingid asjad, mis me tõime kaasa. Siin on mingisugused coconut toffee ja mingid coconut milk toffee kommikesed. Siis siin on šokolaade, mis on täpselt maitsevad nagu poundid. Samasugused komme me tegelikult võtsime ka. Kommid on siis sellisel kujul, et siin on sellised väikesed kommikesed või šokolaadikomikesed. Siis võtsime mingisugust sellist herbal teed. Seda ma tahaks teha väikesteks pakikesteks, et siis kinkida ära
siin on ka mingisugune tee, mis me ostsime mägedest. Ja siin on ka valge tee, mis pidi siis olema kõige kvaliteetsem sellest teetaimest. Ehk siis jah, see maksis päris palju ka 3000 ruupit, ehk siis selline väike pakk maksis 10 eurot. Ja siis, kuna seal on väga palju kookospuid, siis seal tehakse erinevaid igasuguseid mingeid nõusid nendest. Võtsin mingeid selliseid kausikesi ja panilabidaid, siis mis ma korjasin ookeanist, rannast, siis võtsin need ka kaasa, kellele ma midagi natukene kingin ja midagi panen koju. Ja siis võtsime kaasa mingeid puuvilju. See ananas oli lihtsalt kõige magusam ananas üldse, mis ma seal sõin. Siis granadilla ja siis võtsime ka rambutani kaasa sellise kotikese. Tahaks midagi ära kinkida ja midagi saame siis ise ka ära süüa. Nüüdseks ongi 2 nädalat reisi läbi. Tegelikult on väga tore kodus olla ja et saab jälle uuesti trenni minna ja oma lähedasi näha. Ja ma loodan, et sulle meeldisid need Sri Lanka videod. Anna kommentaarides teada, kuidas sulle meeldis. Võib-olla sul on mingid küsimusi, siis julgelt kirjuta sinna, ma vastan sinna. Ja näeme juba järgmises videos. Tšau!